olen nagu poolenisti täiesti sõnatu, et nagu eeskõneleja siin oli, ütles, et talle meeldib see raamat rohkem kui see, mis taskustelefon on. Teiseks, minu tunnistus mingis osas kattub tema jutlusega. Kuidas ma seda asja nüüd pihta hakkan, et tänasega ma olen mingit kinnitust saanud ja hakkan otsast. Kõigepealt ma räägin seda, et ma olen elus kirjutanud 3 raamatut, aga mitte füüsilisel kujul. Need on nagu vaimse kujul. Üks raamat, esimene raamat on see, kuidas elada ei tohi. Teine raamat on, kuidas mitte elada ei tohi. Ja 3. raamat on, kuidas mitte üldse elada ei tohi. Nüüd ma olen jõudnud sinna faasi, aga need pealkirjad on kõik väikest tähtedega kirjutatud. Nüüd ma olen jõudnud sinna faasi, kui mul on, ka need on olemas suurte tähtedega. On peale kirjutatud, kuidas peab elama. Eelmise nädalaga sai tehtud tiitelleht ja nüüd on natukesega tekkinud ka eessõna. Loodame, et see läheb ka edasi. Minu lugu algas siit. Istusin ka kuskil seal, eelmine nädal vahetus, olin napsuna. Kõik vaatavad võib-olla mind, et alles olid siin eelmine nädal aisesid mina järgi, nüüd sa oled siin. Ja kui siin palvetati minu pärast ja me läksime ära siit, kui autoga sõitsime, meil midagi pärast läks juttu, ma olin kunagi ka kestlane ja Nelipühi kirikus olin ja kõike, et ja oli jääks juttu ja siis, et mida nagu Jumal, et ma rääkisin kirjakohast, sellest ma täna ei räägi, on muidu vihjan Samaria naise lugu ja rääkisin, et kuidas nagu Jumal mulle on ju avanud selle asja. Ja üks väike blondiin tüdruk taga istme peale ütles, et kuule vaata, kuidas Jumal sulle avas sõna. Ma ei mõelnud tol hetkel midagi, läksin vist koju. Järgmine päev, muidugi natuke oli paha olla, käisin ka poes, võtsin endale pooliku. Enne kui ma see lahti jõudsin teha, et ma ei saanud hirmsasti, ma võtsin piibli kätte üle 25 aasta. Vahet oli perand saetit, et vahet enne kui ma lugesin. Ma muidugi hea selle piiblit ühest nurgast teise olen tõstnud küll. Aga et loen, mitte Mihk Muffiga aru saa. Polnudki mõte ja oli mõte see, et helistasin Merikesele, et kas ma saab sinuga rääkida. Ma tulen kohe siia. Ma võin kohe tulla. Ma vaatasin kõrvale, ei mul on siin sõber ära, täna tule homme. Siis oligi homme, pühapäev. Ja Merikesele rääkisin, et mul on küsimusi. Aga tegelikult ta tuli kohale pühapäeval, et mis küsimused sul olid? Mida sa tahtsid küsida? Ma hakkasin igasugused asja veel mõtlema, mis ma tahtsin küsida. Ja tegelikult minu küsimus oli see, et ma tahtsin uut päästepalvet saada. Aga ma lihtsalt lasin tal endal sinnamaani viia, et ta seda teeb. Muidugi ma ei saanud pooltest asjadest aru, mis nad rääkisid seal pärast Liioga kohale ja valest, ma ei saanud mitte Muffiga aru. Sel hetkel oli nagu kõik oli pühapäeva õhtus, istusime, sõime, rääkisime juttu. Mina sõin võileibu, mida ma süüa ei tohtinud. Keer pandi peale, aga okei, see selleks. Ei, me ei rääkigi sinust. Ja siis nad läksid kõik ära. Ja siis hakkas ma storm pihta. Mitte Muffik, et millegist aru saanud, pool ööd magad ei saanud. Esmaspäeva hommikul ärkasin üles. Läksin õue, tegin korra väikse lõkke, küll ma tegin kohvi, tegin suitsu seal. Ja ma ei tea, see oli mingi hommik 8, poole 9. Aga see kustus see lõkke, kustus nagu ära ja ma ka seal oli nende mõttetus maailmast ja ajasin nende mõttetuid asju. Mingi peale lõunat läksin, mõtlesin, et teen ka kohvi ja lähen istun maha. Läksin tegin kohvi, võtsin, vaatasin, panin enne telefoni, tänapäeval on temus ju head telefonid, et kottajaga ostad selle telefoni, paned laua peal või see vaadata. Hakkasin mingid uudiseid seal vaatama. Mõtlesin külmanud, et lähen, võtan puualud. Lähen siin viskasin ennast lõkkes, mõtlesin, ei ole tumbab meil paber. Siis oli mingi uudis, hakkan seda vaatama. Põhimõtteliselt ma ei vaadanud üldse lõkke poole midagi. Mingi hetk. Isk ütles sees, et vaata nüüd selle lõket. Vaatasin lõkke aset. Ütles mulle, vaata nüüd, Haris.
see lõkkase oled sina. Ja see sees, need puud on need sõnad, need minu sõnad, mis ma sinu sisse panin. Vaata nüüd selle halli suitsu. See on sinu kiusatus, sinu katsumused praegusel hetkel ja see lõkke ei anna sulle praegu sooja. Oota, kuna see lõkke hakkab sul põlema ja siis saad sooja. Ja sel hetkel suits kadus ja see lõke 50 sendised alud. Tavaliselt läheb kuskilt otsast hakkab vaikselt põlema. See oli siuke tunne nagu plahvatas. Nagu kõik need alud, kõik see algude vahelt otsast igalt poolt tuli. Ja mul oli soe ja suits oli kadunud. Ja siis ma nagu mõtlesin selle asja peale ja küsisin oma, see rääkis seda, aga pead nüüd seda meeles, et sul on küll praegu soe, see lõke. Aga see suits jääb, need kiusatused asjad jäävad. Aga kui see lõke minu seest põleb, see aitab nende vastu võidelda. Ja siis ma seal istusin ja siis tuli nagu sõna, et sa pead seda tunnistama. Esimene asi, Anu tuli koju, istus maa, tunnistasin. Rääkisin talle selle jutu ära. Anu läks minema, küsin, kas nüüd piisab? Ütleb, et ei piisa. Terve teisipäeva ma maadlesin sellega. Ma ei jõudnud õhtuni, ma maadlesin. Lõpuks mul ei jää muud üle, ma saatsin Merike selle sõnumi, et kuule palun teid. Et ma ei suuda. Nad vist palvetasid mu pärast hakkas kergema. Kolmapäeval käis see sama jänk pihta. Ei saa pead seda tunnistama. Päev otsa ma seal jagelesin ja siis ta tõi, ma küsin, miks sa pead tunnistama? Miks ma pean? Ja siis hakkas muga rääkima. Vaata nüüd sinu tunnistust. See on nagu hakkas võrdlema toidu ja veega. Mis mõttes toit ja vesi? Tegelikult oli nagu leib ja vesi. Mis mõttes on? Ja siis ta ütles mulle, et vaata, kui sa käid koguduses. Ja jutustaja räägib juttu sulle. See ongi see nagu leib. Aga mis on nagu see veevõte, ongi see, kui tõuseb siit kõrvalt keegi püsti ja tuleb pärast tunnistab. Tunnistab seda samat sõna, mis on jutustaja pidanud, et see näitaks nagu seda, et Jumal töötab nagu kõigi sees, mitte ainult, kes on pastor või mingi Rooma paavst, et kõik inimene, tavaline inimene, sul praegu kõrval võib inimene seista ja istuda ja sina tead, sulle Jumal on sinna enda sees näidanud midagi. Sa tõuse püsti ja tule avalda, räägi seda. Kinnita talle seda, et ka tavalise tööinimese sees ei pea olema seljaks pastor. Ei pea olema seljaks keegi suurem osa. Ma ikka vaidlesin vastu. Ikka vaidlesin vastu sellele. Ja ma mõtlesin, ja küll ma helistasin õhtul Merikesega, Merikes kännutus tegi lõket. Rääksin talle enda story ära nagu kiireloomuliselt nagu filmi treiler on, et kähku ära on. Merike ütles, et sa pead tunnistama. Ma ütlesin, ma ei tea seda asja. Ja jälle vaidlesin jumalaga õhtul. Ja õhtul, ma ei näe, kui ma näen, et silma nägemine on kadunud, seda pole tagasi antud. Ja õhtul peale seda Merikese kõnet annab mulle kirjatükki. See on Jesaja 12:4. Ja sel päeval te ütlete, tänage Jehovat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, tunnistage, et tema nimi on kõrg. Nii, siis ma hakkasin mõtlema. Ma mõtlesin, et okei on ju, aga miks mina pean see olema, et ma ei ole ju midagi ju teinud, ma ei ole ju veel midagi, ma olen ju õrn nii otsa on kätte antud, ma olen põlvisatik poris, peaaegu. Ja siis annab mulle järgmise kirja kohe. See on Jesaja 35:3. Kinnitagu võtvu käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Mis ma nüüd mõtlesin, et mida nad nüüd selle kohta nüüd öelda tahtid mulle. Siis ta ütleb, et see oled sina ise ju.
sul on lõdvad käed, sul on seda vaja. Sul on komistajad palved, sul on vaja. Ja sina ei ole ainukene, neid on ka teisi. Ja see, et kui sina tõusedki püsti, sa kõrvad ja tuled ja kinnitad näiteks jutlustaja sõna, ütled, et Jumal töötab ka sinu sees. Siis aga see ju kinnitab inimest, teist inimest. Muidugi, ma võin ka kõrvalt vaadata, pastor seal ja tema on ka vanes. Ma saan aru, õige jutt, aga mis mina olen? Tõuseb keegi püsti kõrvalt, läheb, ütleb, näe vaata, mis Jumal mõõga tegi. Täna pidin kivi otsa komistama, komistan, Jumala aitas. Ja sedasi mulle see lugu läks ja eile õhtul siis mõtlesin veel, et ma kirjutasin küll Ameerikasele, et ütlesin, et kui Jumal ka tahab, siis ma räägin. Ja eile õhtul ma olin käega, ütlesin, et saagu nii nagu sina tahad, mitte nii nagu mina tahan. Ja lähen õhtul magama, mina veel, enne tekkima minekut võtan sinna see piibel lahti. Ja mis ta tuli sealt siis? See on Johannese, vaadake nüüd, Johannese, mis ta on? See käib meie kõigi kohta. See käib meie kõigi kohta. See käib, vaata, kus ta nüüd oli, see oli Johannese 14.11 vist peaks olema see. On 14.11 või oli 11.14, ma nüüd ei mäleta, 11.14 peaks olema see. Mul ei ole see piibel nii selge praegusel hetkel enam, et ma seda kõik asju kohe üles leian. Aga see mul telefonis. Ja ta andis mulle, ma tegin screenshoti endale sellest, et kus ta mul olemas ja vannes on see. Ikka 14.11 oli. Ma ei leidnud selle piiblist, oli neid see, uskuge mind, et mina olen isast ja isa minust. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge muu tegude tõttu. Ja mina enam rohkem kinnitada saan ja just ennem jutlustaja oli ka jutt see, et Jumal ju avaldab ju meid kõigis, mitte ainult pastorites ja asjades. Ja kui teil nüüd 2 minutit veel kiire ei ole. Ja mul tuliks, ma pole aastaid seda anekdooti kuulnud. Ja ma andis oma seletuse mulle selle anekdoodile. Oli üks selline anekdoot, et üks väikse linna pastor läheb Rooma. Satub Rooma paavsti juurde, istuvad ja söövad, joovad, paavstil telefon laua peal. Jumalale saab helistada sellega. Väikse linna pastor küsib, et kas ma võin ühe väikse kõne teha Jumalale? No tee. Räägib pool tundi juhtu ära Jumalale. Paavst ütleb, et 25 kulli sai vaata kaugkõne. Läheb mõned aastad mööda. Rooma vastatud samasse linna, kus see väike see pastor oli, kes tema juures oli, saavad kokku. Lähevad sinna, istuvad lauarda maha. Hakkavad siis sööma, jooma, vaatab, Jumala telefon sinna. Helistab. Paavst helistab. Tund, 2, 3, 4 räägib. Lõpetab kõne ära, läheb siis selle väikse linna pastori juurde, küsib, et palju mulle see kõne maksma läks. Ma olen see mitte midagi lähenud. Mille see kohalik kõne? Aga tegelikult mis nagu see jutu moraal on, et mis mulle nagu avanes selle anekdoodi puhul on see, et meil ei pea olema laua peal see telefon, meil on kõigil endal see telefon kaasas. Meil on endal see telefon siin. Me saame ükskõik, kunas helistada ja meie käest ei küsita raha selle eest. Pigem sa saad, mitte midagi küsida, pigem sa saad sellest vastu. Ja nii ta nagu on siis. Sellega minu tunnistus lõpeb.